tere õhtust, rõõm teid näha ja tervitada. Ja väga suur rõõm on, et täna räägime aktsiatest, sest minu jaoks on aktsiad väga põnevad, aga ma igaks juhuks ütlen alustaks ära, et ega ei pea aktsiatesse investeerima, et täpselt kuidas sulle sobib, et vahest jääb selline mulje, et justkui peaks kõik aktsiatesse investeerima, aga tegelikult ei pea, et sulle ei pruugi see sobida. Aga kui sobib, siis ja vähemalt on ju piisavalt huvi, et kuulama tulla, siis räägime natuke lähemalt. Ütlen korraldusliku poole pealt, et siia chati võite panna küsimusi, aga võite sinna dokumenti ka lisada, kuna ma nagunii ninapidi seal olen ja sealt neid küsimusi võtan järjest, et siis saate sinna veel nii kaua, kui me siin oleme, lisada juurde. Ja huvitaval kombel seekord keegi küsiski salvestuse kohta, siis ma just vahetult enne otsustasin, et ma panen selle mikroinvestori Youtube'i kanalile, et saate sealt uuesti kuulata, kui vaja. Ja võite sõpradega ka jagada. Ja mikroinvestori Youtube'i kanalil on tegelikult ma arvan, päris head kraami, et mingi aeg ma tegin päris palju neid Zoomi laive külalistega ka. Et see on ikkagi aegumatut kraami ka, et võib ka vanemaid asju vaadata, keda huvitab. Aga hakkame pihta ja ma alustan algusest. Muidu ma võib-olla vaatan vahepeal teemade kaupa, aga vaatame, et võib-olla on järjest lihtsam. Ja esimene küsimus kohe on kursuse kohta, et see on väga hea, sa räägime kursuse teema ära, siis saame sisulisemaks minna. Et jutt on siis aktsiate meistriklassist, mis järgmisel nädalal täie hooga alustab. Esmaspäeval kohe on külaline. Ja kuidas see kursus on üles ehitatud, on küsimus, et see on veidi teistsugune kursus kui nurgakivide kursus, et noh, mõlemad on veebis, mõlemal toimuvad sellised Q&A-d nagu see praegu siin. Et selles ma tahtsingi seda Q&A-d ka teha kõigile laivis, et noh, ma panin teemapiirangu, aga et näidata, kui ägedad need Q&A-d on kursusel, et mulle õudselt meeldivad, et alati tuleb nii ägedaid küsimusi ja seekord on samamoodi. Siis kursus üles ehitatud nagu erisus on selles, et nurgakivide kursusel näiteks on hästi palju videosid, materjali, et sa kuulaksid ja muidugi kaasa mõtleksid, aga see enda osa, noh, muidugi seal on ette nähtud, et sa teeksid tegelikult iganädalaselt midagi, millest saaks kokku sinu strateegia, see on kõige kasulikum, kui sa teed. Aga noh, muidugi ise siis vaatad, palju sa teed, et ega mul muidugi nagunii mingeid sanktsioone ei ole teile rakendada, et aga noh, aktsiate kursusel on vähem videosid ja suunatud rohkem praktilisele, et muidugi ma jagan teadmisi ka ja tegelikult näiteks nurgakivides on ju, me tegime sissejuhatuse ära aktsiatesse, aga kui sa ei ole nurgakivisid läbinud, siis see on okei, sest et needsamad videod ma tõstsin, olen ka tõstnud aktsiate meistriklassi, et kes ei ole nurgakivisid läbinud, siis saab selle sissejuhatava osa ka läbida, kus juba alustame sellega, kuidas aktsiat valida. Aga et kogu fookus ikkagi on sellele, et kuidas siis hakata seda aktsiat valima ja kuidas seda aktsiat ka analüüsida. Ja mul on videod selle kohta, samm-sammult näitan, on dokumendi põhjad, et tekkis mul mõlemad nii Google Sheets kui Google Docs, sest et minu meelest nagu teksti on panna Docsi parem, on ju, aga numbrid kuidagi vahest tundub, et võiks Sheetsis olla, et täpselt noh, tegelikult see kujuneb asja käigus välja ja võib-olla siis leiutad hoopis mingi kolmanda variandi, aga lihtsalt alguses on lihtsam, kui on olemas mingi põhi. Ja ütlen ka selle ära, et seal põhjas on kindlasti palju rohkem igasuguseid numbreid, asju tahtsin panna, et mis kõik ala olemas on, aga tegelikult minu arvates ei pea kõike vaatama. Aga noh, sellest siis seal kursusel lähemalt, ehk et sa pead ise analüüsima aktsiat, et noh, kui sa kaasa ei tee, siis ma soovitan väga kaasa teha ka siis, kui sa iseseisvalt läbid, aga kui grupiga läbid, siis igaüks jagab ühte analüüsi, et eesmärk on siis vähemalt üks analüüs kaasa teha ja meil grupi kohtumised seekord ei ole mingil kindlal nädalapäeval, vaid eesmärk on see, et iga osaleja, kes grupis osaleb, on ju, leiab endale ühe aja, mis sobib, saame kokku leppida, et ta saaks jagada. Ja siis teised tulevad, kes saavad. Et kui ei saa, siis on okei, sest ma salvestan ja jagan kõigiga, et kõige olulisem siis see, et leiame aja, millal seda analüüsi jagada. Et selleks ajaks siis võiks see valmis olla. Et see on võib-olla seal kõige olulisem selle asja juures, et ja üks asi, mida ma ei ole veel avalikult jaganud, aga ma teen viimast korda grupiga. Et ma ütlesin seda ka nurgakivide kohta ja ma tunnen praegu sama aktsiate meistriklassi osas, et noh, never say never muidugi, et eelmine kord, kui nurgakivide kohta ütlesin, siis tekkis kohe huviliste list, on ju, et saab sinna ennast panna, et noh, tõesti muidugi, kui mingi grupp kokku tuleb, võime teha, aga praegu ma tunnen, et ilmselt ei tule, et praeguse seisuga pigem ei tule.
et eks siis näis, mis siis sügisel edasi saab, et iseseisvalt praegu ma arvan, et jääb alles, aga noh, alati on siis küsimus selle uuenduste kohta, et viimasel ajal näiteks on väga palju muutusi olnud, et seepärast olen uuendusi, eriti nurgakivides pidi päris palju tegema ja samamoodi tavaliselt, kui ma teen lennu, on ju, grupiga, siis tulevad külalised, et eks siis näis, kuidas edasi. aga lihtsalt, et kes on mõelnud, et kunagi tahaks, siis praegu on hea võimalus tulla, järgmine nädal alustame ja ma annan teile ka sooduskoodi, see on aktsiad, annab -50 eurot, et see on päris palju. ma panen siia selle kirja ja siis saame edasi minna. oih, okei, mul tulid, oodake, trükitähed. ei taha teie peale karjuda. nii palju siis kursusest, kui on küsimusi kursuse kohta, võite alati küsida, et eks ma sellepärast siin sellel aktsiate lainel nii palju olen ka hetkel. aga siin on siis küsimus. võib-olla ma alustan fondid versus üksikaktsiad ja siis me saame rääkida ära ka selle aktsiatesse investeerimise riskid. sest et siin tuleb see tegelikult kõige suurem erisus minu meelest välja. Üksikaktsia, võib-olla alustame siis nagu algusest, on ju, et võib-olla me tihti ei mõtle ka, mis asi see aktsia üldse on, et see aktsia ei ole lihtsalt, noh, ta on väärtpaber, on ju, et no, aga see ei ütle mitte midagi meile tegelikkuses, on ju, lihtsalt kõlab keeruliselt. siis tegelikult aktsia on tükk ettevõttest. et tavaliselt neid on, ma ei tea, miljon tükki, on ju, aga üks pisike tükk on sinu oma siis, kui sa aktsia ostad. et sina oled selle aktsiaseltsi omanik, või ettevõtte omanik, et noh, ta peab aktsiaselts olema Eestis selleks, et ka aktsiaid olla. ja no me räägime tavaliselt ikkagi börsil kaubeldavast, on ju, et ostame börsilt, et siis on avalik, et sa ei pea ise seda ostjat otsima kuskilt, on ju, ja siin on kõige suurem risk on siis see, et see ettevõte, mille aktsiat ma oman, et ta läheb pankrotti. juba nägin, et meil oli siin ka küsimus selle börsilt äramineku kohta, no see on ka omaette risk, on ju, aga noh, ettevõte jääb vähemalt alles, aga noh, ikkagi kõige suurem risk on see, et ma panen raha ühte ettevõttesse, ta läheb halvasti, läheb pankrotti ja mu raha jääb sinna, on ju, noh, selles suhtes kaob ära, on ju, et ma ei saa raha tagasi. Siis ja noh, selle vastu aitab muidugi see, et ma ei osta ainult ühte aktsiat. muidugi alguses ma ilmselt ostan ühte aktsiat, on ju, alguses ei ole mõtet, et ma näiteks alustan, ma ei tea, 100 euroga ostan 10, 10, 10, on ju, et igat aktsiat, 10 aktsiat 10 euro eest. et alguses pigem noh, on nagu okei, aktsepteeribki seda, et praegu on nii, on ju, et mul läheb natuke aega selle hajutamisega, seda ei saavuta kohe. ja ütlen ka ruttu ära, et üle ka ei tasu hajutada, et mina näiteks tegin seda, nii põnev oli, et muudkui suhtusin hoogu seal. aga tegelikult sa ei jõua lõputult neid aktsiaid jälgida, ehk et neid ettevõtteid jälgida. sest et see, mida me teeme, on see, mida me peame tegema, me ei pea kogu aeg analüüsima, iga päev arvuti taga istuma ja nagu kogu aeg vaatama, mis selle aktsiaga toimub. aga me peame olema kursis, mis selle ettevõttega toimub, et mitte igapäevaselt ilmselt ei juhtu midagi, aga üleüldiselt, et kui mingi suur uudis on, siis ma pean sellega kursis olema ja kui mul on 100 aktsiat, siis ma ei jõua sellega kursis olla. et ehk siis sellest tegelikult tuleb mitu aktsiat võtta, et mitmega sa jõuad kursis olla. aga noh, kui sa mõtled, et ah, ma jõuan ainult ühega, siis see ei ole piisav hajutatus. aga fondide eelis on siis see, et seal tuleb see hajutatus, sest et fond ja kui me räägime siin ikkagi aktsiafondist, on ju, et kui on aktsiafond, siis ta koosneb hästi paljudest aktsiatest. ja see, kui palju seal sees on, mis seal sees on, see kõik on ju sõltub, aga näiteks kõige kuulsam on SB500, sinna kuuluvad USA 500 suurimat. et just jagasin eile uudist, et mingi krüpto Coinbase läheb ka sinna nüüd ja selle kaudu oled justkui natuke krüptosse ka investeeritud, on ju, aga noh, tegelikult see on ikkagi aktsiad, mis seal on. ja see nagu natuke muutub, see nimekiri on ju, kes sisse, kes välja, aga põhimõtteliselt sul on juba 500 erinevat aktsiat, sa ei pea ise hajutama hakkama. et sellepärast ei ole ka mõtet nagu tohutult fonde kokku koguda, on ju. ja kui sul on fond ja siis võtad aktsiad kõrvale, siis seda ka arvesta, et sul juba on hajutatust. et noh, ma ikkagi võib-olla päris ainult ühte aktsiat ei võtaks, aga sõltub, et noh, siis võib-olla ei ole nii hullu, on ju, et okei, ja siis sõltub nendest protsentidest ka. et kui siin oli küsimus, et kuidas luua aktsiate strateegia, siis tegelikult ta kasvab välja sellest ja need, kes aktsiate kursusele juba on tulnud, olen ka öelnud, et seekord vaatame rohkem ka seda aktsiate strateegiat, et üldiselt vaatame strateegiat, aga noh, see on rohkem nurgakivide teema, on ju, mis varaklassid, kuidas panen paika. ja noh, hajutamine on üks nendest teemadest, aga noh, see on seotud ka riskidega, on ju.
aga et seekord vaatame siis ka rohkem aktsiate teema, aktsiate strateegiasse sisse, et sissejuhatuse tegime juba nurgakivides ära ja ei pea kartma, jälle ma tõstan strateegia videod ka äh, meistriklassi kursusele. Ehk et see siis sõltub jah, et noh, ainult aktsiate portfell ilmselt võib-olla on liiga riskantne, et isegi kui ma võtan 10 ettevõtet, et üks kaob ära, siis noh, sõltub jälle, kui suur osa sul on seal, on ju, et siis võib-olla ikkagi seda hajutatust noh, võiks olla võib-olla fondide poolt juures, aga samas, kes vähegi pensionisammastesse investeerib, seal juba on fondid, on ju, et seal, et seda ka arvestada, et pension on see osa, et sellepärast me nurgakivides räägimegi ju palju laiemalt sellest strateegiast ja sellepärast on see fondide küsimus ka siin hea, et noh, fondid on nagu üks varaklass veel lisaks aktsiatele, aga et jah, tõin siis välja selle eh, fondide ja üksikaktsiate erisuse ja just riskide kaudu, et see ongi põhiline erisus, et mis riske veel on, ongi see börsilt väljaminek, on ju, et ma võtan selle küsimuse siin ära, et kui ettevõte lahkus börsilt ja ma ei müünud õigel ajal aktsiaid tagasi, kas siis olengi raha kaotanud või, ja et võib selle koolirahaks lugeda? No pigem jah, on ju, aga noh, tegelikult saad omanik edasi. No küsimus, mis sa sellega teed, on ju. Et kui on Enefitist jutt, siis minu meelest Enefit annab veel võimaluse, et ta ostab sult need ära. just oli see selline asi, et tuleb sulle selle kohta, ma loodan, et mingi teade. Äh, aga oletame, et kui jäädki siis omanikuks, on selliseid asju ka olnud, on ju, et siis noh, näiteks sul on omanikuõigused ikka, et kui dividende makstakse, sa saad dividende. aga jah, mis ära kaob, on see, et kui sa tahad kellelegi müüa, siis sa pead noh, ise selle ostja justkui leidma, on ju, et ma isegi ei tea, kuidas see tehniliselt käib, noh, saab siis küsida oma makleri juures, on ju, aga et noh, sul peab endal olema ostja või siis ütledki Eesti riigile, et ostke ära, on ju, suurim omanik olete, noh, Enefiti puhul, on ju. et selles mõttes küll, et kui et noh, nüüd on hilja muidugi siin targutada, on ju, et igal juhul tegelikult tasus vastu võtta see pakkumine. Nendel oli juba enamus olemas, on ju, nad ilmselgelt saavad selle väljamineku teha, äramineku, ja tegelikult seekord nad maksid täitsa okeilt, arvestades turuhinda, et aga ma tean, et päris paljudel olid lihtsalt ostetud kõrgemalt, on ju, et noh, see on see risk. ja seda ma ei arva, et oleks kuidagi saanud ette näha, et Enefit läheb börsilt ära, et alles tuli suure hurraaga, on ju. ja alles oli juttu, et võiks veel tulla ettevõtteid börsile. et see on kindlasti ka üks risk, et sa lihtsalt oled omad aktsiaid ettevõttes, kes on börsiväline, aga just, et see omaniku staatust ei kaota. Ma ei tea, võid aktsiaide koosolekule ka minna, on ju, aga noh, mis sa seal oma väikese, noh, võid ikka minna, on ju. ja siis võid ka küsida, mis nüüd saab ja võib-olla seal keegi tahab ära osta, on ju. aga noh, ma praegu õudselt Enefiti poolt mõtlen, on ju. aga ega seda juhtub mujal ka muidugi. Mina mujal ei ole kogenud, minu kogemus on mitte Enefit, sest mul on Balti börs müüdud varem, aga oli olümpiakasiino. ja seal oli just, et mina jäin nulli, sest ma olin suht alles hakanud investeerima sinna, aga ma tean, et paljud olid väga pahased selle hinna üle just, et ja noh, muidugi mina olin ka arvestanud, et okei, nulli jäin, aga et ma tegelikult ju tahtsin iga aasta dividende saada. ehk et noh, ma olin arvestanud tuleviku tootlusega, mida noh, ei saa otseselt arvestada, niikuinii võib ära jätta dividendid. aga võib-olla see ka, et börsid on ettevaatavad, et tegelikult öeldakse 6 kuud, et juba mingid järgmise 6 kuu edukus on juba ju aktsiahinnas sees, aga no eks see on ka nii ja naa, et tegelikult ju aktsiaid ostavad inimesed ja nagu me nüüd näeme, Trumpilt tuleb mingi mõte, siis juba kõik muutub, on ju, tegelikult ettevõttes ju ei muutunud midagi. kuigi noh, tariifidega seoses võib muutuda, on ju, et need ikkagi mõjutavad. muid riske mul praegu pähe ei tule, et kindlasti midagi on veel, ma ei tea, aktsia hind langeb ja ei tulegi kunagi ülesse ja igasuguseid asju või et mulle ikka meeldib see Nokia ja Apple'i võrdlus, et Nelli Jansonile meeldib tuua seda või graafikut, see on jube hea graafik, ma peaks talt küsima luba seda jagada, et noh, et kui sa olid selles ajahetkes, et kumba aktsiat sa oleks ostnud ja siis noh, kuna üks oli väga edukas, teisel noh, läks sealt niimoodi umbes.
võrreldes teisega, siis noh, see väga edukas oli tegelikult Nokia, on ju, ja see mitte nii edukas oli Apple, aga me kõik teame, kuidas edasi läks. Et lihtsalt Nokia magas selle hetke maha, kui tulid nutitelefonid, on ju. Et vot see on see, miks me peame natuke kursis olema, kui me investeerime üksikaktsiatesse, et millega ettevõte tegeleb, võib-olla mis on trendid, mis on riskid selles ettevõtte sees. Et ma räägin, noh, et iga ettevõte võib pankrotti minna, aga noh, et kas sa saaksid seda ette näha või et ta läheb nii halvasti ja et kuidagi, mis konkurendid teevad, on ju. Et noh, Nokia puhul jällegi, et ma ei tea, mis hetkel keegi pidi seal midagi ette nägema. Aga selles suhtes see nutitelefoni ei tulnud üleöö, et tegelikult oli see võimekus olemas, et Nokia oleks võinud ka seda hakata tootma, aga nad arvasid, et kes see ikka tahab nutitelefoni taskusse, arvuti taskusse, et no veits natuke arvestasid valesti, on ju. Aga siin jällegi on ju, kui sul ei olnud ainult Nokia, just nad ei läinud pankrotti, lihtsalt väga suure osa ikka kindlasti kaotas, ma ei tea isegi protsentuaalselt. aga et ta ei olnud sul ainus näiteks, on ju, ja pluss võib-olla olid juba teeninud hästi, on ju, et seda tasub ka mõelda, et Enefiti puhul samamoodi, et isegi kui näiteks pididki müüma nüüd miinusega, siis arvesta ka tootluse sisse oma dividendid. et mõned aastad ikkagi saime dividende, et see natukene vähendab seda miinust. ja no kooliraha tuleb nagunii ka maksta. Nii, tuletan siis meelde, võite küsimusi veel lisada. Ma võtan lonksu vett. ja kui ma siit järjest tulen, siis järgmine on sinu lemmikaktsia, siis mul hetkel ei olegi, et ja seda peetakse heaks, kui sul ei ole, et sa ei saa nagu liiga kinni jääda, aga eks ikka mõni meeldib rohkem, mõni vähem ja aga no üldiselt ega sul ikkagi suht peavad meeldima need aktsiad, mis sul seal portfellis on, minul vähemalt, et hakkavad häirima muidu. Aga jah, kaubamaja oli pikalt ja see ei ole ostusoovitus, et mul endal ei ole kaubamaja enam. lihtsalt meeldis ja maksis hästi dividendi ja maksis see aasta ju ka vist, et ma lihtsalt ise enam Balti börsile ei investeeri. aga on okei sinna investeerida ja sealt alustada. nüüd ma vaatan siit tagant tegelikult, mulle meeldib see küsimus, et kas aktsionäride koosolekul osalemine on vajalik? See on nii ja naa, et noh, igale ma arvan, niikuinii ei jõua, noh, oleneb, palju sul muidugi on aktsiaid, aga vähemalt ühe korra võiks käia. mulle väga meeldis, mina olen ühe korra käinud, et ma tahtsin tegelikult rohkem minna, ma tahtsin kõigepealt minna Kaubamaja omale, aga siis tuli Covidi piirangud. jäeti üldse ära, siis vahepeal olid ülekanded, neid ma jälgisin ka hästi põnevad. et sa ikkagi saad seal infot, et muidugi kogu info peab ju avalik olema börsiettevõttel, et seal mingeid saladusi ei räägita, aga no ikkagi sa saad aimu, mida räägitakse. hästi huvitav on ju tegevjuhi näiteks ülevaade, mis toimub, siis räägitakse, mis plaanis on ju. et, et see on põnev ja siis sa näed ka seal võib-olla teisi investoreid, aga just see, et ma ei tea, käi ükskord ära, siis vaata, mis seal on või et sa oled vähemalt käinud ja see oli väga äge tunne, et sa seal hääletad, on ju, muidugi minu häälest mitte midagi ei sõltu, on ju, ma mingi oma väikeste aktsiatega, aga no tore ikka, on ju, et võib-olla saad natuke rohkem aimu, et sa oledki omanik, on ju, et kui vähegi võimalik, ega see ei ole kohustuslik, midagi ei juhtu, kui ei käi, aga minu meelest on tore kogemus. nii, nüüd selle stopime, jätame lõpupoole. vot see on hea küsimus nüüd järgmiseks siin. mis seisus peab olema rahaline olukord, enne kui aktsiaid ostma hakata? kui suur peaks olema meelerahufond ja kas kõik väikelaenud ja järelmaksud peaks olema tasutud? nüüd sellel ei ole ühest vastust. ja noh, selle otsuse pead sina tegema, millal on okei, aga natukene, millest siis lähtuda, siis just täna minu meelest Taavi Pertmann seal Instagramis tegi postituse nagu täpselt sel teemal, mida mina olen ka nii palju rääkinud, et ei ole nii, et sul peab ennem olema meelerahufond olemas, kui üldse tegutsema hakkad. et no mina siis ei investeeriks, sest mul oleks hind üle läinud. et eriti kui ma alustan väikeste summadega, 25 euroga, no oletame, et ma tahan, ma ei tea, 3000 eurot kokku koguda meelerahufondi, suvaline summa. no jäängi koguma, on ju. ta oli ka seal mingi näide, et ma ei tea, sul läheb 14 aastat aega meelerahufondi kogumiseks, et kas see on väga mõistlik. samal ajal mul võiks raha kasvada, on ju. ja kogemust saada, et see on nagu hästi oluline seal. aga ei tasu ka alahinnata meelerahufondi olulisust, et ikkagi tuleb ootamatusi ette ja mõte on just selles, et sa ei peaks oma aktsiaid maha müüma, et loomulikult ma alati ütlen ka, et kui sul täitsa häda käes on, ikka müüd. ja sul on hea meel, et sul oli vähemalt midagi müüa. aga et ja just selles mõttes, et me kunagi ei tea,
mis see ootamatus on, palju mul tegelikult raha läheb. sa võid ju igast kuusid arvutada, millele kõik räägitakse, onju, aga tegelik olukord me ei tea. me ei tea, mis see ootamatus on. samamoodi nagu öeldakse, et majanduslangus alati tuleb ja kriis ja krahh, onju. Noh, kuidas me neid küll nimetame, krahh kõlab väga jõulavalt, onju. aga me ei tea kunagi, mis see on. Et me teame, et mingi tuleb, onju, ja ega noh, uudiste järgi tundub alati, et kogu oodatakse seda, onju, ja siis ta oli ära hoopis ju, ja siis oodatakse tegelikult tõusu, aga no ikkagi kogu aeg üks kriisijutt käib, onju. Aga me ei tea, mis see on ja kui palju mul selleks hetkeks raha on vaja. Ja sellepärast mina räägingi meelerahust laiemalt kui ainult meelerahufond, raha võib otsa saada, aga mis sul järgmised variandid on? Et noh, võivad ka olla ka aktsiad, aga noh, et näiteks äkki mul on ennem mõni lähedane, kes aitab või et mul on mingid oskused, mida saan rakendada, et ma olen isegi noortega mingi hetk siin tagasi rääkisime, siis ma ütlesin, et mida sa saad kiiresti teenida. Ja nurgakivide kursusel tegin ka selle, et seal me tegime grupikohtumiste lõpus, jagasin inimesed breakout ruumidesse Zoomis ja panin arutlema erinevate küsimuste üle, siis üks oli minu arust ka, et kui sul kiiresti raha on vaja, et kus sa seda teeniksid. noh, hea, kui sa oled natuke seda läbi mõelnud lihtsalt. Ja noh, tõesti, kui sul häda käes on, sa teed ju tegelikult ükskõik mida, et sellest olukorrast välja tulla ja võib-olla nagu isegi, et ennem kui hakkasid müüa, aga ja siin teine äärmus on see, et mõni lihtsalt ei lähegi siis meelerahufondi kallale rääkivalt aktsiatest, on ju, et parem võtan kiirlaenu, et noh, see on juba liiga suur äärmus, on ju. Aga väikelaenud järelmaksud ei pea kõik olema tasutud, ega need ei ole keelatud, et võib-olla see ka natukene äärmuslikult jääb mulje, et millest me räägime ikkagi, et mingeid tohutult kalleid laenuid asju nagu hoida ja võtta üldse, on ju, aga kui sul on juba, siis nendele võiks küll vaadata, et võib-olla tõesti alguses energia sinna suunata. Et kui mul on mingid kiirlaenud või noh, tõesti hästi kallid, on ju, et noh, seal on ka küsimus, kas sa saad varem tagasi maksta või mitte, on ju, erinevaid viise, kuidas oma võlgadega toime tulla, on ju. nurgakivide kursusel veel ka võlausaldaja käis, võlausaldaja, võlanõustaja käis rääkimas. Et selles suhtes võiks küll nagu, muidu on niimoodi, et ühe käega ehitad, teisega lammutad, on ju. Et kui mul on mingi ja selle mõte ongi, et kui laenu see intress on suurem kui see, mida ma tegelikult investeeringutelt teenin, et siis ma justkui kaotan, on ju. samas just rääkisime koolirahast, on ju, kuidas sa õpid, kui sa ei katseta ja ei proovi. ehk et asju saab teha ka paralleelselt, aga mõte siis sellele, et tõesti ei oleks nii, et ühe käega ehitad, teisega lammutad või ka, et kuhu sa oma energia ja tähelepanu suunad, me ei saa kõike korraga teha. aga paari asju küll, et näiteks meelerahufondi tihti kogutakse paralleelselt tegelikult kõrval. Et mina oma 25, noh, et panin investeeringusse, ma õppisin ju sellest nii palju, ma saan aru, näe midagi ei juhtunud, saangi investeerida. mina alustasin üldse sellest, on ju, et ma arvan, et oli mõni väike laen ka, ma ei mäleta isegi enam. autoliising kindlasti oli ja jällegi autoliising ei ole ka saatanast, on ju. Et kõike tuleb nagu vaadata tervikuna, mis on mõistlik, on ju, et jah, ma ei osta maailma kõige kallimat autot, jah, ma ei osta niisama 10 autot, on ju, võib-olla, aga mul on vaja autot nagu noh, elamiseks, on ju. Et sama on nagu, noh, kõikide asjadega, et need ja järelmaksud ka, on ju, et kas need on mõistlikud või ei ole, et võivad olla mõistlikud. me ostsime hiljuti robottolmuime ja 0% järelmaksuga ja parim otsus ever. muidu me, ja miks siis muidu ma seda niipea ei ostaks, sest kogu aeg on midagi olulisemat, kui me ehitame ikka veel maja, on ju. Et noh, mis see nüüd, ma ei tea, koer tõob liiva, mis sest on, on ju. Ja siis ma mõtlesin, et ma jään seda edasi lükkama, aga ma saaksin selle osta kohe ja ka tarbima hakata. Et see aeg, mis ma tarbin, on seda väärt. ma ei tea, kas see selles mõttes, kas ma seda väljendan pisut hästi, aga et mul on 6 kuuks see järelmaks, selle asemel, et ma nüüd ootan, et ma kogun näiteks selle 6 kuud, mida nagu tihti öeldakse, kogu parem. Siis sorry, aga ma terve see 6 kuud, mul see robot töötab siin. Et kas see on ikka mõistlik ja noh, ma tahtsin väga, et oleks 0% see intress, mulle väga meeldib seda nulliga, et nagu tasuta antakse sul laenu, on ju. Aga mingi, no, et siis sa peadki vaatama, palju mul see kokku läheb maksma, ma ükskord vaatasin ka, et okei, et tegelikult ei ole nii, et ma ei tohi mitte ühtegi intressi kuskil maksta, on ju. aga et mis see hind siis oleks ja kas mul on okei selle hinnaga osta. ja kuna mul oli võrdlus olemas, siis ma ei tahtnud nii palju maksta.
et see, eks see on niisugune emotsioonide värk ka ja läbimõtlemise asi, et kumb siis mõistlik on, et siin pingutada ja et ma kindlasti ühtegi järelmaksu ei võta, nagu ka ei pea. Aga just see, et see on vajalik asi, see ei ole lihtsalt niisama ja, ja noh, hästi läbimõeldud võiks olla ja ise nagu rahul oma otsusega, et ega mina ei tule vaatama, mis sul seal on ja isegi kui ma tean, see ei ole minu asi ja mina ei oska, ei anna hinnanguid, et see ise pead oma asjadega rahul olema, on põhiline, on ju. ehk et kuidas sina tunned ja see on ka üks põhjus võib-olla, miks mina räägin ju väikeste summadega alustamisest. esiteks see on julgem, lihtsam, aga samamoodi, et sul ei jää nagu teised asjad võib-olla siis tegemata. Et sa ei krabi kogu raha kokku, et hakka, panen sinna ühte aktsiasse ja siis selgub, et sellel läheb just halvasti. No võib-olla läheb hästi, on ju, aga see on liiga suur risk kohe alguses. aga kui ma panen natuke 25 eurot aktsiatesse, 25 eurot meelerahufondi ja võib-olla 25 eurot sinna järelmaksu ühe kiiremini tagasi maksta, kui saab enneaegselt maksta. et see on ju päris hästi, on ju. võib-olla jäi 50, mul oli 100 eurot. Et natuke nagu niimoodi mõelda, et kaaluda, mis siin on kõige olulisem. Ja just rõhutan veel kord, et ei ole niimoodi, et panen kõik raha investeeringutesse, siis hakkan nälga jääma, võtan ruttu kiirlaenu, on ju. Ja noh, ma olen kuulnud selliseid lugusid, et võetakse ennem kiirlaen kui meelerahufondist, et pidada siis meeles ka, mille jaoks see meelerahufond on. ise lepid kokku endaga, mis need reeglid on, aga ei jäta siis ka hädas võtmata või siis, kui sa hakkad liiga lihtsalt sealt võtma, siis jällegi peab vaatama, et kas oled liiga vähe raha endale jätnud või milles see probleem on. et see on lühidalt selle kohta, ehk et siin ei ole ühte vastust. Ja ma ikkagi rõhutan seda, et kui sa tahad tegutseda, siis see algushind on nii oluline. Ma alati ütlen, kõige olulisem on tegutseda, alustada. muidugi tegutsemine on ka võlgade ülevaatamine, nendega tegelemine, aga et sul ei läheks see hind mööda, sest et sa võib-olla unustad siis ära, hakkad oma võlgadega tegelema ja siis tunned, oh, nüüd on mul rahaline olukord nii hea, nüüd saan, ma ei tea, lõpuks endale midagi lubada ja siis võib-olla ei hakkagi investeerima. et sellepärast ma rõhutan ka seda tegutsemist, et hakka pihta, katseta, proovi, võib-olla saad üldse aru, et mulle aktsiatesse ei meeldigi investeerida, on ju. probleem lahenenud. Ehk et jah, iga juhtum on erinev ja iga inimene on erinev, et tasub siis endast lähtuda. et mis sinu jaoks on okei ja missuguses olukorras sina saad rahulikult magada. Nii, siis on mul, võtame selle, millal aktsiaid müüma tuleb hakata? väga hea küsimus, sellele jälle ei ole lihtsalt vastust, aga noh, kõige lihtsam vastus. Ma ei tea, siis kui ettevõte hakkab börsilt lahkuma või kui sa arvad, et neil hakkab nii halvasti minema. ja võib-olla noh, sõltub ja alati see müügiotsus on seotud sellega, miks sa ostsid. kas selles osas on midagi muutunud? väga palju asju võib olla muutunud. ettevõtja võib olla muutunud, majanduskeskkond võib olla muutunud, et näiteks tegelikult üks hea näide, ma arvan, on noh, kui me räägime trendidest, trendi peab ka natuke jälgima, et kui olid siin vahepeal hästi need rohetrendid, on ju, ESG ja jätkusuutlikkus, väga suured teemad, ja ma arvan, et need ei kao kuskile ära, sest see, noh, me liigume tegelikult selles suunas, me peame nagu sellega tegelema, on ju, muidu maailm saab otsa, aga kui te olete tähele pannud, siis kogu see on nii maha jäänud või allapoole jäänud või see ei ole enam üldse nii popp teema, sest tuli sõda, kriisid, noh, kõik muud asjad nagu justkui on tähtsamad, on ju. noh, eks see on vaieldav, kas see on neist tähtsam, on ju, et kui maailm otsa hakkab saama, aga noh, nii ja naa, on ju. aga et see ei ole praegu see koht, mis lendaks. vahepeal oli, on ju. siis mingi hetk hakkas ai hullult lendama, on ju. et kui see enam ei lenda, et võib-olla siis ma ei ole mõtet enam hoida, võtan oma kasumi välja. ehk et miks sa ostsid? Ja üks asi on siis see, et majanduskeskkond on muutunud, kuigi sa oled pikaajaline investor, võib-olla sinu jaoks on okei, on ju, et noh, see ei tähenda seda, et natuke langeb kohe meil maha, on ju, et paanikas tasub istuda kätel, kui sa ei tea, mida teha, siis ära tee midagi, on pigem õigem vastus. Ei pruugi alati olla, aga pigem, sest et emotsioonid võtavad võimust ja noh, kus need hinnad muidu langevad, keegi müüb kogu aeg, on ju, et miks, on ju, mis selle ettevõttega siis juhtus. ja nüüd ostetakse jällegi kallimalt tagasi näiteks, on ju. et
et noh, igast uudisest ei tasu ennast mõjutada lasta, eriti kuna me oleme pikaajalised investorid. Aga, aga üks asi, mis võib-olla muutnud ise, on ju, et ma ei taha enam seda ettevõtet, näiteks ma ei tea, alguses mul oli suurem fookus dividendidel, enam ei ole. Algul 5 aastat investeerisin Balti börsile, siis panin nii Balti börs kui USA ja siis ükskord tundsin, et aga ma ei taha seal Balti börsil enam, et üks põhjus oli see, et peamine põhjus isegi võib-olla, et ma rääkisin ise nurgakivide kursusel, kuidas Balti börs on nagu kuidagi munne vajunud, on ju. mingi aeg hullult lendas, enne seda oli nagu lihtsalt tavaline nagu börs, on ju. Ja et nüüd nagu justkui ei toimu enam midagi, on ju, et ja eks see Enefiti äraminek võib-olla ka on niisugune, ei ole hea märk tegelikult. Et sellest ei saa liiga suuri järeldusi teha, aga et mis peaks juhtuma, et noh, välisraha ei tule siia, on ju, ja nii edasi. Et mina tundsin, et okei, võib-olla nüüd on õige hetk, et ma enam ei ole Balti börsil, et see ei tähenda, et ei või tulevikus olla, on ju. Ehk et see muutus, mitte need ettevõtted ise, on ju, ma ei tea, Kaubamäe endiselt tubli vist, mulle tundub, on ju. Ehk ja noh, just ise või et mul ei ole enam nii tähtsad need dividendid. Et alguses oli rohkem, sest ma tahtsin tunda seda tunnet ja siin on väga hea minna üle selle liitintressi küsimuse peale, sest tõesti, liitintressist on palju lihtsam aru saada, kui sa mõtled, et okei, ma saan dividende, need investeerin ka, mul on juba rohkem aktsiaid ja seesama raha tegi raha, on ju. või et ma ostan korteri, üürin välja, see üüriraha ma investeerin, et siis see on liitrintress, kuidas see hakkab toimima. Ja küsimus on selle kohta ka, et kui ei ole sellist varianti, on ju, kui sul ei laeku midagi, et sa ei osta ja ei müü ja kasumiga tagasi ei investeeri, siis lihtsalt see liitintress peab toimima seal aktsiahinna sees. Ja minu meelest, kuidas sellest kõige lihtsam on aru saada, on see, et kui sa mõtled 10 aastat näiteks tagasi, saab ka vaadata graafikutele, on ju, et siis üks hea ettevõte ilmselt oli oluliselt odavam 10 aastat tagasi. Tihti mõtleme, miks me siis ei ostnud, on ju. On erandeid, võib-olla tõesti jälle mingi valdkonna muutus, mis iganes, ettevõte on ise muutunud. Samal ajal kui Nvidia siin lendas, on ju, siis Intelil väga kehvasti läks, ma mäletan kunagi need, kogu räägiti koos nendest, on ju. Ehk et noh, võib-olla Intelil ei ole siis, ma ei tea tegelikult, on ju. Ehk et kogu aeg ei tehta oma kõigi aegade tippe, aga trend peab olema selline, on ju, et nagu me räägime, et turud peaks olema börs, majandus, kõik peaks niimoodi minema nagu üldtrend, lihtsalt vahepeal käib üles-alla, et miks meid need vahepealsed kõikumised ei mõjuta, ongi see, et üldtrend peab olema ülesse. siis sama on ettevõtte puhul, et siis sealt peaks see tulema. Et mul on kasvuaktsia näiteks, et sealt tuleb sihuke kasv, et hinnakasv on siis see, kus see liitintress peaks toimima, ehk et kui ettevõte ei maksa dividende välja, siis ta investeerib ettevõttesse ja see kasvatab kogu aeg tema väärtust ja kasumit ja sealt tuleb see kasv. Ja ma loodan, et ta ei ole nagu nii lihtne aru saada ja kuidagi hoomatav kui see, kui sul laekub ja siis investeerid uuesti. Aga põhimõte on sama ja see on sarnane nagu fondide puhul, tuleme fondide juurde tagasi, siis sa saad valida, on ju, et kas nad maksavad dividende välja. ja nad ei maksa välja, nad tegelikult saavad ettevõtetelt dividende, vaid reinvesteerivad seal fondi sees. ja see on natuke sama, et tänu sellele peaks siis see fondi osaku väärtus tõusma. Et see on nagu sarnane sellele. Ehk et see kasv on seal sees, sa ei tunneta seda võib-olla nii hästi, aga kui sa vaatad natuke tagasi, noh, sa selles suhtes tunnetad, kui sa näed, et on plussis, et muidugi on see, et mina näiteks mingi aeg pidasin arvestust selle kohta ka, et erineval ajahetkel ostame aktsiat, on ju, ja noh, see ongi eesmärk, on ju, sa hind keskmikustad, on ju, et sa püüad seda keskmikust hinda, et siis sul ei ole vahet, et see kuu oli allpool, see kuu oli ülevalpool hind, on ju, erinevatel hetkedel ostan. Ja noh, see, aga kogu potis see läheb nagu, on keskmine hind, on ju, ja siis on keskmine see tootlus. Aga et vahest võid siis vaadata, et kui palju on tegelikult kasvanud näiteks kõige soodsama hinna puhul. Et mul tuleb kohe meelde seesama Kaubamaja, kui ma ostsin Covidi piirangute ajal minu meelest kõige odavam, mis mina üldse kunagi Kaubamaja ostsin, oli 7,50. Et sellega teenisin vahepeal ikka päris hästi, on ju, et müügihetkel ka, ma arvan. Ehk et sa saad nagu seal sees natuke vaadata, et see näitabki, kuidas ta on kasvanud, et muidu võib-olla noh, enda portfellis sa ei näe seda kasvu, sest sa oled nüüd hiljem kõrgemalt ka ostnud, on ju, ja hiljutised asjad, et noh, näiteks ka need, kellel Enefit on ju, et noh, ma pean müüma miinusega.
ilmselt sa lihtsalt ostsid selle tipu hetkel, sattusid ostma, onju, mis pikaajaliselt investeerides on okei, aga nüüd korraga sellest pikaajalisest sai lühiajaline, onju, et selles suhtes sina ei teinud ju midagi valesti, onju. Lihtsalt vedama peab ka. Aga et see on see põhimõte, et ja noh, aktsiagraafikul saad vaadata siis, et kuidas ta on tõusnud aja jooksul. Kui sa nagu enda portfellis ei märka, siis sa kogu aeg näiteks ostad, onju. Nii, jah, müüma hakkad siis, kui midagi on muutunud, liitintressi rääkisin. Nii, joogipaus, võite küsimusi lisada veel, sest meil hakkab varsti otsa saama. See on ka okei, aga kui teil on midagi tekkinud ja kui midagi minu selgituses jäi ikkagi arusaamatuks, siis kirjutage kas siia chati või dokumenti. Milliseid numbreid aktsiate puhul kõige rohkem jälgida tuleks ostu puhul? Ei ole ühte nagu võlunumbrit. Ja sellepärast mind väga ärritab, kui räägitakse kohe mingitest, ma ei tea, B-suhtarvudest, et ainult selle järgi sa ei saa osta. Aga mida me nagu teeme, selle kursusel ongi, räägime sellest, on ju, mida vaadata. Aga tegelikult siit jutust on tulnud päris palju välja, mida vaadata. Sa pead vaatama, kuidas ettevõttel läheb. Kust raha tuleb, millega nad teenivad ja millega nad võiksid tulevikus teenida, sest sina tahad, et nad tulevikus läheks neil hästi. Et see, et neil läks minevikus hästi, tegelikult sind ei aita. Ja kas nad teenivad üldse kasumit? Alati ei pea, näiteks ma ei tea, Tesla ei teeninud aastaid ja aastaid kasumit ja aktsiahind lendas, on ju. Aga siis sa peadki nagu mõtlema, kus faasis see ettevõte on, et kas juba võiks tulla kasum, kas sinu jaoks on okei, et ei ole kasumit, kas sa usud sellesse, et hakkab tulema. Ehk et tegelikult me vaatame sisu, me vaatame ettevõtet ja need B-suhtarvud räägivad tegelikult aktsiahinna kohta. Ja need on üldse tegelikult rohkem kauplejate jaoks, et sest et kui ma järgiksin väga rangelt seda numbrit või mõnda teist numbrit, jääks päris paljud väga head aktsiad ostmata, sest et väga head aktsiad on tihti ülehinnatud. Ja ma räägin väga headest ettevõtetest, on ju. Ehk et tegelikult see on jälle see ajastamine justkui taga, on ju. Me peame vaatama, kas see ettevõte on jätkusuutlik sinu arvates, kas ta kui sa arvad, kus ta võiks 3 aasta pärast olla, sa ei tea seda jah, aga sul peab olema mingi idee, et noh, me võime ka busse sellega panna muidugi, aga et ma ei tea, kas praegu näiteks Google'i aktsia puhul siis Google on hea näide, ta oli aktsiamängus ka, on ju, eile teemaks, siis kogu aeg räägitakse sellest ai-st, et noh, et okei, et guugeldamine kaob ära, et tuleb ai asemele. Kuigi tegelikult Google on väga taibukalt pannud sinna Google'i brauserisse selle oma ai, et võib-olla hoopis asendub sellega, on ju. Aga sellepärast on natukene aktsiahind maha tulnud ja et noh, et äkki ikkagi ei lähe nii hästi, on ju. Ehk et see võib olla mingi hirm seal taga, aga noh, eks siis näis, on ju, ja sina pead siin mõtlema, kui palju sa sellesse usud või mis sina arvad, et see ongi võib-olla kõige raskem, mis sina arvad, on ju, aga noh, ja siis võite muidugi vaadata ka, mida eksperdid arvavad, et kui siin tuli küsimus, et kust jälgida neid uudiseid, siis noh, Balti börsi puhul näiteks on jube hea see börsiteadete tellimine. Et kõik ametlikud asjad tulevad sinna, nad peavad kõike jagama ja saad börsikodulehelt tellida börsiteated. Välismaal ma ei ole sellist kohta leidnud, on mingid kohad tasulised, aga tegelikult saab jälgida tulevad uudised ka, noh muidugi Yahoo Finance näiteks on ja mingid teised veel, aga saab jälgida ka seal, kus sa ostad aktsiaid. Ja siin oli küsimus ka platvormide kohta. See on küll kauplemiseks, on ju, mina kauplemisega ise ei tegele, aga tegelikult on sama, ma arvan, et kauplemiseks on sama, mis investeerimiseks. Eestlaste seas kaks kõige popimat on Lightyear ja Interactive Brokers ja nendel mõlemal on nii, et ta näitab uudiseid nende ettevõtete kohta, kes sind huvitavad. Ja mul oli vist, kui vaatan, mul oli üks veel päris huvitav, mida ma ise viitsin väga jälgida, aga tegelikult on head. Simply Wall Street on selline äpp ja seal sa saad panna ka, et sa saad sinna panna, kes sul on portfellis, selle järgi saadab sulle uudiseid, aga sa võid ka panna mingit jälgimisnimekirja ja sealt hakkavad tulema väiksed niisugused uudised. Ja näiteks Lightyear, mina praegu olen Lightyearis, mul e-base on ka konto, enne ma olin seal.
nende vahel, noh, maitse küsimus, kumba sa valid. Aga noh, kes Lightyeari seda vestlust kuulasid, siis noh, see me võrdlesime neid. Siis Lightyearil näiteks ka, et kui ma lähen mingi oma aktsia peale, siis kui on mingi uudis tulnud, siis on kirjas, et nüüd aktsia kaupleb madalamal sellepärast, et tulid mingid uudised, on ju. Et sellised väikesed killukesed, mis ongi nagu tegelikult päris piisav. Ja siis noh, võib jälgida, et kui tulevad need aruannete esitamise perioodid, ma tean, et ma ise ei kuula üldse podcast'e, sest ma olen väga kehva kuulaja, aga näiteks mulle väga meeldis see Turutegijate podcast meeldib LHV-s oma, et siis nemad seal ka alati räägivad, nüüd on ju tulemas see hooajas, räägivad nendest kuulsamatest, on ju. aga et muidu, kui sul on mingi aktsia, siis jälgid ise. ja ettevõtete kodulehtedel tegelikult, mida ma võib-olla ka piisavalt ei räägi kursusel, ma loodan, et tegelikult räägin, aga ongi see, et tegelikult on kodulehtedel investorile leheküljed. et seal on see ametlik info, mida nad peavad jagama investorile ja mis võiks siis investorit huvitada, et kuidas meil läheb, on ju. ja kui tulevad igasugused aruanded, siis on tihti seal ka juhi jutt sees ja sellisel koosolekud, nagu meil on Eestis on ju need aktsionäride üldkoosolekule ja noh, võib-olla tuleb ka mingi salvestus sellest, siis nendel on need koolidis veel, mis kool? appi, mul läks mälestusena ära praegu, aga ma tean, et Dividend Athlete just jagas, et tema nagu kuulab neid kõiki, siis mina pole ühtegi kuulanud, ei ole midagi veel juhtunud, aga ma tegelikult tahaks kuulata, et ja siis vahepeal tuli kuskilt see teade, et sa oled aktsionär saada, aga tavaliselt mul ei tule seda, et seda peab nagu ise siis jälgima. aga ma arvan, et tegelikult kuskilt saab panna, aga no hästi paljud asjad on tegelikult tasulised, aga mina ei ole ise tundnud, et oleks vaja midagi tasulist, et mul täitsa piisab see, mis Lightyear siin viskab, mida see mis ma ütlesin, Simply Wall Streetist mul viskab, ta ikkagi saadab mulle ka meili peale mingeid asju, et noh, vähemalt pealkirja näen, et on midagi toimunud. ma ei ole tegelikult viitsinud isegi update ida, mis aktsiad seal mul on, aga osad on samad, et siis ta viskab sinna. see on päris hea äpp. ja siis Yahoo Finance on mul, ma ei tea, minu meelest on Google Finance ka olemas. et katseta ja proovi neid erinevaid ja no lihtsalt guugeldamine ja ai käest küsimine ka aitab, aga võib-olla küsidagi, mis see kõige parem koht on, kust saada infot. Ja jah, need on vist põhilised, et tegelikult oi, keegi pole, vabandust, linki saanud. et, äh, et jah, need olid minu need kohad, kust mina vaatan. Nii, nüüd oli meil veel küsimus stopi kohta. Platvormi rääkisin, milliste summadega tasub day trading ut teha? mm,? ma ei tea aga tegelikult ma prooviks väikeste summadega algul, sest et, aga ma soovitan kuulata tegelikult Kariniga rääkisime kauplemisest. räägime rahast podcast, Karin ja Marin leiab igalt noh, Spotify's on ja siis ma tean Apple podcastis ka, me ei ole uusi osasid teinud, aga kauplemisest rääkisime ja Karin rääkis just seal, kuidas ta alustas ja kuidas ta õppis, et väikeste summadega proovis, et see on ikka päris karm värk, aga no kui huvitav, on ju, et no selles mõttes, et algul ta ikka miinuses kogu aeg oli, aga õppis sealt kogu aeg, on ju, et sealt, seda tasub kuulata. tal on blogi ka, aga ma ei tea, kui palju ta nüüd on seal noh, jõuab laps, kui palju ta jõuab lapse kõrval teha, aga midagi sealt kindlasti leiab, et Pinsipõlve blogi. aga ma soovitan seda podcast'i kuulata, et ta räägib, kuidas seda kauplemist teha, mina ei tea. mina küsisin ainult küsimusi. mina olen investor, mitte kaupleja. ja seepärast ka, et ma ei saa ju olla kaupleja, ma ei viitsi neid graafikuid ja numbreid jälgida. investor ei pea neid jälgima, kaupleja peab. ja me tuleme tagasi nüüd, tähendab, me tuleme kõige keerulisema küsimuse juurde, mis on stopp-orderi kohta. mina ütlen ausalt, stopp-orderit kunagi kasutanud ei ole. mina olen ka kasutanud palju limiitorderit Balti börsil, seda soovitatakse kasutada. ja mul on blogipostitus ka. kui minna mikroinvestori kodulehele, leiab seal üles, panna limiithind. guugeldades limiithind tuleb ka see päris ilusti välja. miks kasutada limiithinda? aga stopp-orderit ma ei ole kasutanud, ma ei ole seda pidanud vajalikuks, aga selle näite puhul tegelikult mulle tundub, et
ma ei loe teile seda ette, et saate sealt dokumendist ise vaadata, et nii pikk tekst, aga mul ikkagi on kahtlus, et võib-olla oleks pidanud limit orderit kasutama, et panna, noh, panedki siis kõrgema hinna, mis praegu on, et kui palju sa oled nõus maksma üldse. Et jah, et siis võib juhtuda, et see hind läheb eest ära, aga noh, USA-s tegelikult on no täitsa okei turuorderit panna, aga millal seda stop-orderit kasutatakse, et palutakse näidet ja ütlen ausalt, küsisin Ai käest ja Ai tõi päris hea näite, millest mina, noh, tegelikult see on nagu rohkem on ju kauplemise teema, et tegelikult investor pikaajaline ei pea võimlema nii palju, aga noh, huvitav ikka on ju ja võib proovida ikka muidugi asju. Ja siin oli vahe oli on ju sentides, et noh, pikaajaline investor ei pea nende sentide pärast muretsema, aga muidugi me tahame saada tihti teatud hinnaga, on ju, olen oma sendisaagimise lugu jaganud, siis mina sain aru, et see ostmise puhul stop-order võib olla näiteks sellisel juhul. ja, ja siin tuleb ikkagi see kauplemine, on ju, et kauplemisel jälgitakse mingeid trende ja siis noh, öeldakse, et mingi lagi, võrrand ja nii edasi, on ju, ma nendest pikemalt ei peatu, aga noh, see näide oligi sellest, et kui sa arvad, et trend läheb ülesse, sa tahad praegu osta, sa tahad ainult siis osta, kui trend läheb ülesse. praegu, mis juhtus, on ju, ta ei läinud ülesse. ainult seda tippu said kätte, on ju, aga ta ei läinud ülesse. et no tegelikult sa sel hetkel ei tahtnud osta, on ju. Aga siis see pannaksegi teatud kohta, see stopp. Ja näiteks tihti see võib olla ikkagi ümmargune number või mingi selline koht, on ju, et kui ta siit läbi läheb, siis arvatakse, et ta lähebki ülesse. ei pruugi, võib tagasi tulla, siis ta võib vahepeal põrgata siia üles minna, on ju, uuesti läbi minna ja uuesti ülesse. aga noh, seda ka Karin natuke selgitab, ma arvan, seal kauplemise osas ja võib-olla blogis on minu arust ka rääkinud, et noh, need mingid, ma ei tea, mitme päeva keskmised ja mis trendid, on ju. aga see ümmargune number on ka psühholoogiline, et umbes, et ma ei tea, ma olen ka vaadanud, on ju, et näiteks Apple on praegu seal 200 juures ja Google on üle 200 käinud, et kui ta sealt nagu läbi murrab, siis noh, tegelikult on 50-50 chance on ju, kas ta läheb üles või tuleb alla. aga noh, mingi teooria on, et siis ta läheb üles, on ju, et kui ta sellest juba läbi läheb, siis on nagu see psühholoogiline barjäär ka murtud ja ta läheb edasi. ja sina tahad nagu seda sõitu saada seda teha, ehk et sa paned selle stopi sinna, et kui ta sellest läbi murrab ja noh, seal näiteks vähemalt oli vist natukene kõrgemale, et sa aru saaksid, et ta ikkagi mitte ei puudutanud seda kohta, vaid ta läks sealt läbi. et see on see mõte. et siis sina tahad seal kohe seal olla, kui ta on läbi läinud, et eeldad, et läheb üles, on ju, et sellepärast sa paned selle stopi. aga sinul juhtus see, et ta ei läinud võib-olla sealt siis läbi, on ju, või et sina said selle tipu kätte, on ju, ja tegelikult tuli alla tagasi. aga no see võimalus on alati see, kui ta sealt läbi murrab. aga see on see näide, et miks seda kasutada, seda stop-orderit, et pigem nagu kui sa ei taha teatud hinnast rohkem maksta, paned limit-orderi, aga no USA turul on täiesti okei turuorderiga, mina olen sealt ainult turuorderiga pannud, et muidu sa jääd sinna neid sente ootama, seal on väga kiired need muutused. muidugi vahest juhtub, õigemini hästi tihti tundub, et alati ostad tipust, aga see on subjektiivne tunne, meil jääb meelde lihtsalt see rohkem. nii, ma loodan, et see stop-orderi kohta oli enam-vähem arusaadav, et ega meist enamus seda ei pea kasutama tegelikkuses, kes on investor. seda võib kasutada, võib proovida, on ju, ka. aga ta on ikkagi rohkem kaupleja jaoks, et neid, kes neid trende seal ka vaatab ja kus see vastupanupiir võiks olla, millest tuleb läbi murda. nii, ma vaatan nüüd kiirelt üle veel. et vist on kõik vastatud minu meelest. hästi kiirelt võite veel küsida, kui te tahate midagi. aga üldiselt muidugi ootan teid siis kursusele aktsiate meistriklassi, kus saame pikemalt neist rääkida ja isegi kui sa iseseisva variandi valid, siis olen olemas, saab alati küsimusi küsida, Q&A-d on samasugused nagu siin. kogun neid vastuseid ja mul on see dokument hästi varakult nagu ka valmis tavaliselt, et saaks juba jooksvalt panna. et kohe, kui sul mõte tekib, saad selle panna, mitte nii, et pärast, mul oli mingi küsimus, läks meelest ära, sest et meil ei ole tegelikult niimoodi, et okei, nüüd on aeg küsimusi küsida, nüüd tulevad kõik, on ju, et ikkagi tegutsedes tulevad küsimused, et siis saab ilusti kirja panna. kohe, kui sa oled kursusega liitunud, siis praegu saab juba ligi videodele, kuigi me
nagu täie hooga alustame järgmine nädal, et see nädal on veel aega liituda ja kasutage siis sooduskoodi aktsiad. Viimast korda tuleb grupp ja loodan, et teil oli põnev, et minul oli väga põnev, aitäh teile. Ja kuna ei ole rohkem küsimusi tulnud, siis lõpetame tänaseks, et tore, et tulite. Ja nagu ma lubasin, siis salvestus läheb üles Mikroinvestori YouTube'i kanalile. Aitäh teile küsimuste eest ja ma loodan, et kohtume kursusel.